üks õhtu scrollisin Facebookis ringi, vaatasin, mis põnevat toimub ja sattusin Tommi Helpifiku video peale, kus nad siis olid just parajasti startinud hooandja promoga ja natukene olin nagu Tommiga kursis, sest et see oli just parajasti kuidagi üleüldiselt nagu teema ja siis ma läksin vaatama seda hooandja lehte, tundus, et nagu väga lahe ettevõtmine. Toetasin Helpifikut ja siis läksin kohe Helpifiku lehele, et siis vaadata, mis seal nagu täpsemalt toimub, kuidas see töötab, palju seal abivajajaid on, abistajaid on ja siis leidsingi, et seal oli Keiu, kes soovis teha kodulehekülge neurofibromatosi ühingule. Ja ma kohe kirjutasin Keiule, et tšau, et mul on selline agentuur ja tegeleme selliste asjadega ja me iga aasta toetame mingisuguseid ägedaid tegevusi ja et me võiksime näiteks selle teile ära teha. Ja siis me kohtusimegi juba Keiuga ja siis tuligi välja, et Keiu tegeleb üldse ka Helpifikuga ja kogu see maailm nagu avanes hästi palju ja siis me tegimegi koostööd ja lisaks siis neurofibromatoosi ühingule me aitasime veidi Helpifikut boostimisel ja Facebooki võib-olla sellisel tehnilisel kasutamisel ja nii nagu me saimegi abistajaks abivajale. Ja üldiselt on minu arvates hästi nagu oluline tänasel päeval vaadatagi natukene enda ümber ringi ja leida need kohad, kus sa saad lihtsalt heast tahtest midagi ära teha, et teistel oleks parem. Olgu see kas või Helpifiku platvormil iseenda aja panustamine kellegi aitamiseks või mõne enda erialase võimekuse kasutamine selleks, et meie Vurriga oleme nagu iga aasta vaadanud, et näiteks koduleheküljed on ideaalne võimalus mis iganes põhjusel inimestega suhtlemiseks ja siis kuna me niikuinii teeme seda iga päev ja see ei võta meilt nagu mingi meeletut nii-öelda ajaressurssi ära, siis seda on nagu hea lihtne põhimõtteliselt teha. Üldiselt mul ei ole varem kogemusi olnud erivajadustega inimeste osas ja tänase päevani tegelikult neid ei ole olemas. Seepärast ma pigem mõtlengi, et ma abistan oma eriala võimekusega, et sellele kas tuua tähelepanu või mitte või midagi muud ja kui vaadata peale selle Helpifiku toetamise hetke, siis ma jagasin kohe seda enda kanalites oma tutvusringkonnale ja ka tööl ja ma usun, et sealt tuli nagu väga palju toetuse lisaga juurde, et kui ma ise võib-olla kättpidi igapäevaselt ei ole abistajana involved, siis vähemalt ma tahan tõmmata tähelepanu sellele ja rääkida oma sõprusringkonnas sellest ja kas või jagada lihtsalt mõnda linki siia ja sinna ja näidata, et see on võimalik ja kel iganes tekib see soov, nad saavad panustada, siis et see ongi, ma arvan, et kõige olulisem, et inimesed teadvustavad ja näevad ja panevad tähele ja pööravad sellele tähelepanu.